Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja tutvustan Google Play keskkonda. Kui te olete ostnud endale Android nutitelefoni, siis kindlasti on teie telefonis olemas selline äpp või rakendus, mis kannab nime Play Store. See viib teid Google'i tarkvarapoodi ja sealt kaudu saate endal lisada uusi rakendusi või siis olemasolevaid uuendada. Aga palju mugavam on seda teha tegelikult veebipõhise keskkonna Google Play kaudu. Kõige esimesel kasutuskorral peate logima ennast sisse siiski telefonis oleva rakenduse kaudu. Ehk avate Play Store rakenduse ja logite siis kas olemasolevat Gmaili kontot kasutades sinna keskkonda või loote päris uue kasutaja. Edaspidi võite juba siis kasutada veebipõhist keskkonda, mis asub aadressil play.google.com. Logite keskkonda sisse. Selleks siis kas Gmaili andmed või see loodud uus konto ja saategi kohe toimetama hakata. No avaleht jaguneb mitmeks. Vasakus servas on müügiedetabel, kus on näha siis nii populaarsemad tasulised kui tasuta keskkonnad, uued rakendused, mis on kõige tulusamad, täpselt nii nagu teile sobib. Siit alt leiate ka kategooriad, et kui te näiteks tahate hariduslikke rakendusi leida või fotograafiaga seotud või elustiiliga, siis saate siit kaudu otsima minna. Keskmises sektsioonis on näha toimetajate poolt välja valitud rakendused. Siin on näha nii tasuta kui tasulised. Kui tasuta, siis on sõna installi, tasuliste rakenduste puhul on ka hind näha. Siin all on soovitused, mis põhinevad minu varasematel allalaadimistel. Siin on populaarsemad rakendused veel kord välja toodud. Ja selline, kõik on visuaalne hästi lihtne. Kui te vaatate, siis siin üleval ääres on minu Androidi rakendused. Kui ma selle peale klõpsan, siis näidatakse kõiki neid rakendusi, mis on minu telefoni installeeritud. Siit kaudu on mul neid hästi mugav uuendada. Ma pean ainult klõpsama nupul värskenda. Nagu näha, on mul enamus rakendusi värskendust vajavad. Siin on näha rakendused, mida ma olen varem proovinud, aga mingil põhjusel oma telefonist jälle ära kustutanud. Et ma saan neid hästi kiiresti uuesti lisada, kui mulle tunduvad nad vajalikud olevat. Ja siin on jälle pakkumised, mis põhinevad siis varasematel kasutuskogemustel või varasematel allalaadimistel. Aga kuidas ma saaksin siis oma telefoni uut rakendust paigaldada? Lähen play.google.com avalehele ja valin näiteks siit kategooriad ja haridus. Nüüd on näha siin kohe avalehel populaarsemad tasulised ja populaarsemad tasuta rakendused. No mina raha maksta ei taha, võtan populaarsemad tasuta rakendused. Kuna ma olen märkinud oma asukohamaaks Eesti, siis näidatakse mulle kõigepealt eestikeelseid rakendusi. Kui siin on midagi väga põnevat ja uut, ma kohe vaatan, kas kalamäng mulle sobib. Klõpsan kalamängu ikoonil ja siin on näha, et see rakendus minu telefoniga ühildub. Kuna ma kasutan natukene vanema versiooni Android telefoni, siis mitte iga rakendus ei ole minu telefonile sobiv. Ma vaatan läbi kirjelduse, vaatan kasutajate arvamused. Väga tore oleks, kui siin oleks ka mõni hinnang antud teksti kujul, et mis on hea ja mis ei ole nii hea, aga tundub, et on ainult punktid pandud ja ühtegi kriitilist või kiitvat teksti polegi. Siin, mis on uut alt, tuleb välja see, kui on näiteks rakendust uuendatud, et mida uut siis on lisatud. No mulle tundub, et see mäng mulle täiesti meeldib. Ma siis klõpsan siin nupule installi. Nüüd võetakse ühendust minu telefoniga, mul peab olema sisse lülitatud internet, ehk minul on siis hetkel Wi-Fi kaudu internet sisse lülitatud. Ja roheline nupp installi, natukene aega võetakse ühendust telefonile ja kui ma ütlen nüüd okei, siis mingil ajahetkel hakatakse seda minu telefoni lisama. Et hästi lihtne. Samamoodi saab siis ka uuendused ära luua, et võtate minu Androidi rakendused
ja klõpsate nupule värskenda ja seda rakendust hakatakse siis teie telefonis uuendama. Et väga mugav ja lihtne, ei pea telefoni väikeselt ekraanilt sõrmeotsaga neid ikoone toksima, vaid saab teha kõike hiirega ja arvutist. Mõnusat kasutamist!